Sellest ajast, kui laminaatparkett meie eestlaste teadvusesse jõudis palju aastaid tagasi, on palju vett merre voolanud. Ja ütleme nii, et sellel materjalil on ka mõnevõrra kurikuulus selline kuulsus, sellepärast, et teadupoolest on ta vägagi kergesti riknev erinevatel asjaoludel. Aga tegelikult kogu selle aja jooksul on ka selles vallas olnud tohutus koguses arenguid ja arendusi, nii et täna saadav olev laminaatparkettide valik on juba lai ja neid kvaliteedistandardeid on väga erinevaid. Täna räägime Lincolnas ühe väga kõrge kvaliteedistandardiga laminaatparketist, sellisest, mis on lausa veekindel. Laminaatparkett on siis põrandakate, mis on kokku pressitud erinevatest materjalidest. Et on kandeplank, kuhu on siis peale prinditud puidumuster ning kaitsekihiks on veel sinna ka peale lamineeritud mitu laminaadikihti. Kui me just hakkame võrdlema sellest veekindla parketi tavalise laminaatparketiga, siis tema põhierinevus ongi see kandeplank, millele on see lamineeritud pilt sinna peal tehtud. Ta ei paisu veega kokkupuutel, et kui mingi õnnetuse tagajärjel tekib meil veeloik näiteks sinna, siis 24 tunni jooksul ta ei paisu, et meil ei teki seda probleemi. Ja kui me hakkame võrdlema neid laminaate, mis olid 2000-te alguses ja nüüd tänapäevastega, need puitimitatsioonid ja need tugevdused on kardinaalselt muutunud, et pildid on läinud tunduvalt detailsemaks, sinnamaani välja, et see laminaadikiht, mis sinna peale pandakse, see jälgib puusüüd, mis on peale prinditud laminaadile. Igasuguste viimistlusmaterjalide puhul üks esimestest küsimustest inimestel on toonivalik, kuivõrd lai või piiratud see on? Kui me räägime just veekindlatest laminaatidest, siis toone on 12 tükki, millest 6 puidutooni on meil kohe püsivalikus olemas ja veel 2 kiviimitatsiooniga lisaks. Nendele, kes nüüd tõesti isetegijad on või ettevõtjad, meistrid, kes meie saadet vaatavad, tuleks rääkida ka erinevatest paigaldamisvõimalustest. Lincolnas pakutavast veekindlast laminaadist saab teda paigaldada 2 erinevat moodi, et kas siis liimida või ujuvpaigaldust. Ujuvpaigalduse puhul on vaja kindlasti kasutada alusmaterjali ning see aluspind oleks vaja eelnevalt töödelda niiskustõkkega. Ja kui on soov seda liimida, siis alusmaterjali ei ole vaja sinna paigaldada, kuid kindlasti on vaja aluspõrand töödelda niiskustõkkega. Nagu võrreldes 2000-ndate algusega on kindlasti puitparkett tõusnud selliseks populaarseimaks põranda kattematerjaliseks, siis tegelikult seal kõrval on ka uue asjana LVT ja samamoodi on endiselt seal kõrval ka laminaatparkett. Laminaatparkett on aastatega vaid kõvasti edasi arenenud ja tihtilugu see laminaatparkett ongi just kõige õigema hinna ja sobivuse suhtega.